head Laura blogi vaatajad, ma olen täna siin ja minu ees on palju huvitavaid tooteid, nagu te võite näha. Ja juhtus see, et mulle tuli üks päev üks tores saadetis. Õigemini saadeti see, et minule saabus mitu kasti selliseid erinevate maitsetega proteiinipudinguid ja milkshake. Ja ma hakkasin natuke uurima, et millega tegu. Ja tegu on siis sellise firmaga nagu Enjoy. See kõlab naljakalt sellepärast, et kirjapilt on nii, aga seda hääldatakse Enjoy ja need on proteiinipudingud ja proteiini piimakokteil. Kuna viimasel ajal on hästi populaarne trenni tegemine, tänu sellele ka proteiini võib-olla natukene rohkem proteiini tarbimine, siis ma mõtlesin, et miks mitte tutvustada Laura blogi vaatajatele ägedaid uusi maitseid ja põnevaid tooteid, mis on siis ProFood, mis ongi, nagu ma ütlesin, proteiinipudingud. Ja loomulikult, nagu te teate, siis minu lemmikud postitused on ikkagi need, kus saab asju päriselt maitsta. Ja seda ma kavatsengi siin täna tegema hakata ja teile natukene rääkida, milline see näiteks minu enda lemmik on ja rääkida natukene nendest toodetest lähemalt. Esimese asjana ma muidugi vaatasin, et okei, et võib-olla inimesed, kellel on laktoositalumatus, mida on päris palju, et kuidas need tooted nendele sobivad ja tuli välja, sobivad väga hästi, sellepärast, et need tooted on laktoosivabad. Siin on ka selline huvitav, mida ma ise kusjuures poes ei ole näinud, aga ma arvan, et need on kindlasti poletidel saadaval, on sellised granoolaga ehk siis nagu müsliga proteiinipudingud ka ja kõige olulisem selle asja juures on see, et need tooted on suhkruvabad, et sa ei söö endale lihtsalt kilode viisi mingit suhkrut sisse, vaid need on valmistatud täpselt nii, et need on suhkruvabad, laktoosivabad, kõik inimesed saavad neid täiel rinnal nautida. Ja ma arvan, et mis seal muud, kui hakkame siis maitsmisega pihta. Nii, esimene toode on proteiini milkshake. Okei, ma arvan, seda tuleb natuke raputada. Siin on näiteks 20 grammi proteiini, sest see on šokolaadi maitseline. Seda mul on väga raske rääkida, sest ma juba tahaksin seda maitsta. Nii. Oh my god. See maitseb nagu šokolaadipuding, mis on tehtud siis piimakokteiliks ja see on väga kreem ja see on väga mõnus. See on tõesti väga hea. Uskumatult hea maitsega asi, nii et sellega on nii. Ma arvan, et ma jätan selle endale pärastiseks edasijoomiseks. Aga järgmine, ma alustan siis siit poolt. Esimene maitse proteiinipudingu maitse on siis vanilje. See on kõige, ma arvan, vaniljepudingut söövad kõik inimesed. See lõhnab väga hästi. Ja mis on veel äge on see, et siin on pudingutel on kaasas lusikad, siin kaane seespool. Selline korralik lusikas ja saab seda kohe manustama hakata, et ei pea kodus lusikat kaasa võtma. No nii. Tõesti väga hea. Väga hea ja mis mulle meeldib näiteks selle maitse juures on see, et ta ei ole liiga magus. Ehk siis tihti, kui ma olen söönud mingisuguseid pudinguid, mis on võib-olla suhkruga tehtud, siis see suhkru järel maitse kuidagi võib-olla on natukene selline häiriv, et see on tõesti nagu väga mahe ja mõnusa maitsega. Ja kes on vaniljesõber, siis ma soovitan kindlasti seda maitsta. Aga võtame järgmise šokolaad. Ma arvan, et see on mu lemmik, sest nagu ma peaksin valima ühe maitse, siis see on kindlasti šokolaad. Nii et vaadake seda lihtsalt. See näeb nii hea välja. Mul meeldib väga toiduga mängida. No nii, šokolaadi maitseline. Kui hea. Kui ma peaksin nende kahe vahel nüüd valima, siis ma arvan, et see läheks väga keeruliseks. Ma arvan, ma valiksin šokolaadi. See šokolaadi maitse on tõesti väga hea. Ja jällegi täiesti uskumatu, et tegemist on suhkruvaba tootega, sellepärast, et see maitseb väga magus ja väga hea. Nii, karamell. Ma tean, et hästi palju karamellisõpradest Laura blogi vaatajaid on kindlasti, kes võib-olla... see värv on väga ilus. Ja see lõhnab nagu kukekomm. Ma ei tea, kas te olete kukekommi söönud.
kellel on ema teinud kodus kukekommi, siis see on täpselt selline hea karamellilõhnaga. Nii, kõik. Karamell on kõige parem. Issand, kui hea see on. See maitseb nagu, ta maitseb ka nagu kukekomm, aga ta ei ole selline tüüpiline karamellipudingu maitse, vaid ta on selline nagu, ma ei tea, ma ei oska seda kirjeldada, see on tõesti väga hea. Nii et kui ma nüüd nendest 3 maitsest peaksin endale ühe valima, siis ma arvan, et karamell on mu lemmik ja vanilje ja šokolaad on suht samal, võib-olla siis šokolaad, sest et ma ei ole väga suur vaniljesõber, võib-olla mäletate minu jäätise postitusest, kuidas ma ütlesin, et ma ei söö väga siis vaniljejäätist ka, aga vaniljesõprade jaoks on see vanilje ka kindlasti väga hea. Ja minu jaoks hästi huvitavad tooted on sellised, näiteks ideaalsed hommikusöögiks, kui sul on hommikul kiire, sa ei jõua endale putru teha, siis siin on sellised krõbedad müsliga proteiinipudingud, need on samamoodi suhkruvabad, laktoosivabad ja siin on kaasas siis sellised väikesed ütleme siis sellised karbikesed, kus sees on müsli ja need on 2 maitset, on šokolaadi banaani ja õunapiruka. Ma kujutan, et see õunapiruka võib tõesti väga hea olla. Ja vaatame siis, milline see välja näeb. Okei. Need on kohe eraldi, näiteks, kes ei taha seda müslit, võib ka lihtsalt seda pudingut süüa ja see on siis, see on ka vanilje maitseline, aga mulle tundub, et ta on natukene vedelam kui see tavaline proteiini vaniljepuding, et kuidagi on nagu see teistsugune. Ja siis samamoodi avad siit selle, kallad selle müsli endale siia sisse, koos lusikaga muidugi, ära lusikat ära söö, lusikas ei ole söödav. Nii, ja see on siis õunapiruka maitse, no õunapiruka maitseline proteiinipuding, mis on suhkruvaba ja laktoosivaba. Kas saab midagi paremat olla? Mul on juba pool menüüd on juba süles. No nii. See on tõesti hea. Mõtleme vist kõikide kohta, aga no tõesti, need on väga uskumatult maitsevad, arvestades seda, et siin ei ole igasugust jama sees, sest tavaliselt on ju nii, et kõik, mille sees on jama, maitseb jube hästi. Et ja see põhi on samasuguse vanilje maitsega nagu see tavaline vaniljepuding, nii et kellele vanilje maitseb, siis väga hea. Järgmine maitse on šokolaadi banaani. Ma arvan, et see on mu lemmik. Ja see on siis seekord šokolaadipudingu põhjaline. Ja jälle müsli sisse. Jälle, kui läks koos lusikaga, olge ettevaatlik. Ärge lusikat ära sööge, nagu ma ütlesin. No võib-olla, kes tahab, see võib süüa ka, no mis see üks väike plasmast lusikas ikka teeb. Ja jälle segame selle ära. Näeb välja selline mõnus hõrk. Ja okei. See on väga huvitava maitsega. Siin oleks nagu tõesti nagu banaanitükid sees. Ja, see ongi šokolaadi banaani. Ma arvan, et siin on kujutatud banaanitükid sees, mis teeb selle väga selliseks mõnusaks. Ja see müsli on hästi ja krõmps, ta on selline nagu no tõesti hea. Täpselt ideaalne hommikusöök või mis iganes snäkk läheb kõht tühjaks, asi, mida saab kiirelt võtta, valgupuding. Valku on meil kõigil vaja tegelikult, et see ei ole ainult see, et ma söön valku sellepärast, et ma teen palju trenni. Valgud, siis proteiinid on vajalikud näiteks juuste kasvuks, et nahk oleks korras, et ma ei tea, küüned kasvaksid ja sellepärast on tähtis seda tarbida, nii et ja ma arvan, et kui on võimalik endale soetada toode, mis on ka suhkruvaba, siis no ütleme niimoodi, et need on kindlasti minu uued lemmikud ja mul on väga hea meel selle saadetise üle. Ja nagu ikka, nagu alati, üksinda ma neid ära tarbida kindlasti ei jaksa, nii et armsad Laura blogi vaatajad, seekord on 6 inimesel võimalik endale võita kastitäis Enjoy tooteid ehk siis kõik 6 erinevat maitset ja toodet. Üks kast siis nendest läheb vastavalt teie vahel jagamisele. Näiteks üks inimene võidab endale kastitäie šokolaadi banaani müslipudingut, keegi võidab endale milkshake'i kasti, keegi võidab endale vaniljepudingu kasti ja selleks ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui kirjutada kommentaariumisse
millist maitset sa endale võita sooviksid ja ma saadan sulle 1 kastitäie sinu valitud maitselist pudingut täiesti tasuta. Valikus oli siis šokolaadimilkshake, vaniljamaitseline proopuud, šokolaadimaitseline puding, karamellimaitseline puding, mis oli minu enda lemmik, õunakoogi müsliga puding ja šokolaadi banaanipuding ja väga lihtne, mitte midagi muud ei tule sul teha. Kui sa ei jaksa oodata oma võitu ja sa tahad juba minna poodi ja maitsta mõnda maitset, et olla kindel, millist sa võita tahad, siis need on saadaval Coop-kauplustes, need on saadaval Selverites, Rimides, Tartu Tallinna Kaubamajas ja Stockmannis, nii et võite minna juba varakult maitsta oma lemmiku maitse välja valida ja siis kommentaariumisse kirjutada, millist sa võita sooviksid. Igal juhul mul on väga hea meel, et jätkuvalt Laura blogisse tuleb igasugust ägedat maitsvat stuffi, mida ma saan degusteerida ja teile loomulikult ära jagada. Nii et kes teab, ehk järgmises postituses on juba uued tooted. Seniks aga väike proteiinishake teie terviseks ja kohtume juba järgmises postituses. Nautige suve! Tšau!